Tervist, mina olen Iljar Kohvinevalt ja täna on pühapäev 6. jaanuar 2019 ja ilmunud on ka jaanuarikuu ajakirjad Saatussaladused ja müstilised lood ja ma natuke teeks väikese ülevaate neist. Nii, kõigepealt jaanuarikuu Saatussaladused esikaanel ongi, näiteks minu intervjuu on sees Marika Tuus-Lauliga. Ühesõnaga, Marika Tuus-Lauli me teame kõigepealt sellest, et ta kunagi juhtis Eesti Televisioonis sellist saates nagu tarbijakaitsesaade Kmoka. Ja siin ongi nii, et Marika Tuus-Laul sai selgeltnägijalt õnnenumbrid ja surmasõnumi. Et poliitik Marika Tuus-Laul on põnev naine, kombinatsioon ratsionaalsest mõistusest ja samas kokkupuudetest elu ja müstilisema poolega. Nii et Marika Tuus-Lauliga on siis niisugune pikem intervjuu, et oled juhtinud teles ka tarbijakaitsesaade Knapka, et mida sellest ajast meenutaksite, et siin tead, miks Knapka saade lõpetati, sellest on juttu, et mis sai edasi sõnaga, et kuidas suhtute sellest, et paljud kauplused hävitavad mahakantud toitu, ütleb, et alus vaadata, kuidas kauplused toitu raiskavad, mida sobiks veel süüa. Ja siis, et teeks juttu ka teie elust, teie vend on Heimar Lenk, et kuidas te vennaga lapsepõlves läbi saite, kas kaklesite ka. Ja ühesõnaga, et siin on väga palju küsimusi ja põnevaid vastuseid, ühesõnaga, et soovitan kõikidel osta ja lugeda jaanuarikuu Saatussaladused ajakirja. Nii, ja teine jaanuarikuu müstilised lood ja siis müstilised lugudes on ka Vatsla vanapagan leidis armastuse võlujõu, sõnaga, et Eino-Mart Laskist on juttu, et siin on nagu siis jah, sellised küsimused ja vastused jälle. Nii et siin siis, noh, Mart Laisk oli selgeltnägijad saates ju päris tugevasti, nii et andis päris asjalikke vastuseid. Nii et selline siis müstilised lood jaanuar, nii et soovitan osta ja lugeda. Nii, ja siis siin on siis Nelli teataja. See on siis 4. jaanuari number, sõnaga, et minult on 2 lugu, et ühel ei ole isegi minu nime all, kuigi on minu artikkel, et Anne Veski kuldsed niidid, et no sellest ma olen juba eelnevalt juttu teinud, et kuidas Anne Veski tegi mingisugust kuldsete niitidele, mis pidid näos olema, et tegi sellist naljaga pooleks reklaami, mis läkski reklaami nagu eetrisse, millest Anne Veski midagi nagu ei teagi. Et selline pull lugu, ühesõnaga. Aga siis Nelli teatus on veel see, kuidas möödus aastavahetus, et vastavad siis iluuisutreener Anna Leevanti, siis Kristiina Võsu Tallinna Televisioonist, Krista Taim Vikerraadiost, Heiki Ainsalu, kes on Discord, kellega ma koostööd teen pidevalt, selgeltnägija Toomas Ari ja Hene Rämmelt, siis Margus Soopkaup, Siiri Kändas-Silevi, Viktoria Petlem, kes on kaardipanija, siis poliitik Jaanus Raidal ja Airi Vipul Kumar Kansaar, kes on kantrilaulja, sõnaga, et nemad siis nagu osalesid minu küsitluses, sõnaga. Nii et sellised siis teemad, intervjuud siis nüüd värsketes väljaannetes minult ehk Illar Kohvilt. Ja soovitan siis nagu kõikidel selliseid, ühesõnaga lugeda ja osta neid, nii et jah, nii ütlen mina, Illar Kohvinevalt.